Tere, olen Tuuli Koitjärv. Täna püüame otsida Eesti filmiarhiivist sobivat filmimaterjali oma õppetunnis kasutamiseks. Selleks läheme leheküljele www.filmi.arhiiv.ee. Meile avaneb siis järgmine Eesti filmiarhiivi lehekülg, kus on võimalik tutvuda erinevate heli, filmi ja fotokogudega ning paremal pool on võimalik siis kohe ka näidistega tutvuda. Vasakul pool on meil veel võimalus lugeda lisa selle arhiivi kohta ja antud teemade kohta ehk siis filmindusest või fotode või video või helisalvestiste kohta. Lisaks pakub veel Eesti filmiarhiiv ka õpilastele õppekäikude läbiviimist, mis on umbes kuni 45 minutit pikad, soovitavalt alates 3. klassist, aga võib ka varem minna. Ja see on õpilastele tasuta. Filmiarhiiv asub Ristiku tänaval, Ristiku 84 Tallinnas. Seal siis tutvustatakse ajalugu ja vaadatakse mõnda video või filmiklippi. Meie aga proovime nüüd lähemalt tutvuda filmiarhiivi otsingusüsteemiga. Selleks klõpsame ja avaneb meile järgmine tabel. Kõige olulisem on teada võtmesõna, mida te soovite otsida. Sõnapilv sellel leheküljel puudub. On võimalik ka ingliskeelsed ja venekeelsed otsingud. Oluline ongi võtmesõna ehk märksõna. Ja kui ma soovin otsida filmi mõnel teemal, näiteks laulupeo teemal, siis soovitav on see märksõna kirjutada ainult algus, sest siis ta otsib teile ka filmid, kus see märksõna ongi osaliselt, sest see sõna on ka siis teistes, see kombinatsioon on sõnades laulupidu, laulupeo ja nii edasi. Ja otsime. Nüüd me näeme, et meil on 228 kirjet. Ja näete, laulupii, laulupõh. Et siin on näha siis kenasti. Aga nüüd ma soovin ikkagi vaadata, mis siin näha on ja klõpsama pean arhivaali numbril. Kui te tahate endale üles kirjutada, et pärast kergemini leida, siis üks variant ongi kohe kirjutada üles arhivaali number. 11 on selle arhivaali number. Ja nüüd me näeme, et millest siis siin juttu on. Tegemist on kroonikafilmiga, filmi algus ja lõpp. Kestus on 21 minutit ja 23. aastal mustvalge tumm. Nii, ja iseenesest filmi me ju veel ei näe. Ja nüüd ongi võimalus pöörduda häda korral, et teil on hädasti seda vaja, pöörduda filmiarhiivi poole. Nad täidavad ka soove, kas siis oma isikliku otstarbeks või kooli jaoks või uurimistöö jaoks ja saate siis küsida filmiarhiivilt seda filmi, mis siin veel ei ole, sest hetkel käib pidev kogude täiendamine. Selleks tuleb kirjutada siis üldmeilil, mille leiate filmiarhiivi leheküljelt. Nüüd aga läheme tagasi ja mind huvitavad ainult filmid. Siis ma pean panema linnukese siia otsi ainult digiteeritud filmide seast. Kui enne oli 228 kirjet, siis näete, nüüd on ainult 41 kirjet ja arhivaal 11 praegu puudub. Nüüd võtame arhivaal 27. Ja näeme jällegi, et see on kroonikafilm. Aasta 1935 kuni 36, mustvalge ja ilma helita. Toompea vaated
mereväeorkester mängib Toompeal, lapsed hommikupalvusel, kingituste jagamine kodutütardele ja noorkotkastele emade viimiseks, emad peolaua, teise Tartu koolinoorte laulupäev toimus 16. mail 1936. aastal Tallinna tänava spordiväljakul, nii et siin ei olegi tegemist otseselt ka laulupeoga, vaid laulupäev, kuna me panime võtmesõnaks laulupõh. Aga kui me ikkagi nüüd soovime seda filmi vaadata, siis meil on võimalik suurendada seda filmi ja nii, näete, siin on nüüd mingisugune error, viga. Nii et seda võibki ka juhtuda alati tehnika kasutamisel, kas on selle filmiga midagi juhtunud, nüüd võite pöörduda arhiivi poole või on see hetkel tehniline probleem. Aga Eesti filmiarhiivist toodi lahkesti ka mõned näited toredate filmide kohta. Näiteks Eesti algkool. Otsime siit filmi ja näeme siin valikute hulgast heliga filmi ja kindlasti valime suurenda. Ja erinevatest hoonetest Eesti algkooli minevikust ja olevikust. Jätame siin pooleli ja säilitame põnevuse. Läheme tagasi leheküljele ja kui meid huvitab näiteks Tallinna linn, tahame Tallinna linna kohta midagi teada saada, me võime siia panna nüüd ka ajavahemikud 1950 kuni 1999. Ja näete, kui suur valik. Ja need on siis kõik filmid ja saame siis lugeda, mis täpsemalt selles on. Mis selles filmis siis käsitletakse. Hetkel küll näeme, et võtmesõnas ongi ainult see, et toimub matus, mis siis Tallinnas läbi viiakse. Nõukogude Eesti ringvaadetes on palju Tallinna teemat käsitletud. Näiteks siin siis ülevaatepala Eesti kujutava kunsti näituse väljapanekust Tallinna kunstihoones. Sellised lõigud. Ja siin all näete ka täpselt, et mis siin siis veel kirjas on ja saate lugeda. Nii et väga huvitavad filmid. Siin ka siis näete, et ainult üks väike lõik tegelikult on Tallinnast. Soovin teile põnevat otsimist filmiarhiivi infosüsteemis.